astronaadid, nad ei ole eksperdid ega spetsialistid. Nad on väga mitmekülgsed inimesed, kes peavad teadma väga paljudest asjadest natukene. Isegi kui sa ei tea täpselt, missugune saab olema sinu raamat või elu ja sa tead ainult paari järgnevat lehekülge, siis sellest tulebki alustada. Isegi kõige paksemad, kõige keerulisemad raamatud algavad leheküljelt number 1 ja kui sa ei suuda iga päev lugeda ühe lehekülje või kui sa mõni päev ei taha raamatutki lahti teha, siis mina ikkagi võtaks iga päev selle oma teekonna, oma raamatu kätte, loeks kas või ühe lause, ühe sõna, kui ühte lehekülge ei jõua ja lõpuks paar aastat hiljem sa vaatad tagasi ja sa näed, et tegelikult on suur tee ära käidud. Mis on teie arust kõige olulisem soovitus ühele põhikoolis või gümnaasiumis õppivale tänapäeva noorele, kelle sihiks on tulevikus kosmosevaldkonnas tegutseda? Kindlasti oluline on õppida reaalteadusi, et see annab kõige tugevama põhja minna kosmosevaldkonda ja hästi palju vaja motivatsiooni ja sellist tahet tegutseda, tihti võib-olla ei olegi see tase matemaatikas kõige määravam, et pigem on selline huvi selle valdkonna vastu ja kui sa käid ja uurid, siis sa saad kogu aeg midagi teada ja see aitabki sul ikkagi lõpuks jõuda sihtmärgini. Ma arvan, et kõige olulisem on tahta seda teha, sest päris selget retsepti, millest tuleks alustada, et kas tuleb ülikoolis õppida füüsikat või matemaatikat või mõnda muud eriala või infotehnoloogiat, et see ei ole kõige olulisem, millest alustada, aga peaasi on minna ja õppida ja mõelda, kuidas see aitab kaasa eesmärgile kui kosmosevaldkonnas tegutseda, sest tänapäeval on kosmosevaldkonna piirid väga laiad, et võib õppida arstiks ja ikkagi asuda lõpuks astronaudi teele või inseneriks või töötada kosmoseandmetega hoopis maa peal. Mina arvan, et kui sul on unistus kosmose vallas töötada, siis esiteks pane see unistus endale kirja. See aitab. Siis teiseks räägi sellest teistele inimestele, sest sa iial ei tea, millal sa satud kellegi seltskonda, kes võib-olla aitab sind. Mitte ainult kosmose valda jõuda, vaid aitab sul ka otsuseid otsustada, nagu mis samme võtta selleks, et kosmose vallas tegutseda. Ja tänapäeval võib-olla võiks keskenduda reaalainetele, aga ei pea. Ma tean, et on näiteks ka psühholoogi, kes töötavad kosmonautidega, nii et jah. Ja mis on teie arvates kõige määravam kosmosevaldkonnas tegutsedes, et kas on teadmised või mõni kindel isikuomadus, et mida läheb vaja? Minu enda puhul kindlasti, see on minu enda kogemus, ma ütleks, et töökus ja usk iseendasse, et nagu öeldakse, et me oleme iseenda vaenlased, et me oleme ainsad inimesed, kes saavad ennast peatada ja piire seada, et kui me ütleme, et me ei oska ja me ei saa ja meil ei ole neid võimeid, siis neid ei tule ka, et iseendasse tuleb uskuda. Et usk ja siis kõva tööga need aitavad kindlasti. Ma arvan, kõige rohkem on teadmisi vaja ja kindlasti neid teadmisi on võimalik hankida, et need ei ole teadmised, mille
puudumine võiks takistada selle õpingute alustamist ja kui on kuskilt peale hakatud, siis kindlasti eesmärgile saab sihikindlusega vähem. Ja teadmised on kindlasti olulised, aga mida ma olen ise ka oma doktoriõpingutel täheldanud on see, et pigem selline järjepidevus ja et pingutamine, et lõppkokkuvõttes ikkagi oluline see, et see, mida sa teed, see sulle meeldib ja samal ajal sa pingutad ja proovid lõpuni minna asjadega, et ei jäta pooleli. Et tihti on need valdkonnad on võib-olla keerulised ja raske tunduda, aga et ei anna alla, et ikkagi proovida ja kui on mingeid tagasilööke, siis uuesti proovida. Et see kindlasti viib sihile.